Tere head kuulajad, vaatajad, minu nimi on Tanel Riivits ja väikse Facebooki hääletamise tulemuse näol teen ma siis seekord väikse videoblogi teemal, mida teha, kui sain eraisikult netiostuga petta. Enne kui me nüüd süvitsi teemasse läheme, ma räägiksin alustavalt sellest, et millised on sellised, eeldused, mida igaüks saab ära teha enda võimalikuks kaitsmiseks, kui see tehing on teil siis läinud vähe kehvasti. Kõige olulisem oleks teil tegelikult esmalt võimalikult palju tuvastada kauba enda kohta, see mida te ostate, millised omadused sellel on, kas ta on kasutatud, kas ta on uus, seejärel peaksite tuvastama võimalikult palju ka müüja isiku kohta, kes on müüja, mis on tema õige nimi, eks, kas rahasaaja on sama isik, kes on müüja või müüja on hoopis vahendaja, millal paneb ta kauba teele ja sellised väiksed pisiasjad. Kindlasti oleks hea mõte teil salvestada ka müügikuulutuse link või teha kas või lihtne selline ekraanikoopia sellest asjast. Siis edasi. Kindlasti mina soovitaks küsida, kas müüja soovib või müüja peab võimalikuks näiteks teiega leping allkirjastada. Miks see nagu hea mõte on? Ennekõike ta on hea mõte seetõttu, et sellega te saate natuke nagu kombata seda müüjat. Kas müüja kavatsused on ausad? Sest võtame lihtsalt sellise tõsiasja, kelle kavatsused on ausad, tema kaup on õige, ta ei kavatse teid petta, siis sellel inimesel ei ole ju mingeid takistusi teiega sõlmimaks kas või kirjalikku lepingut, eks jah? Ja see kirjalik leping võib olla kas või selline lihtne ühelt poolt, et ongi siis kirjas, et müüja müüb, siis on kirjeldus ja mida ta müüb, millise hinnaga ta müüb, siis on kindlasti kirjas seal müüja täpsed andmed või kes on rahasaaja. Vot siin rahasaaja koha peal olge väga tähelepanelikud sellest otsast, et kas müüja ja rahasaaja, kas see on üks ja sama isik. Ja ma soovitaksin kindlasti rohkem küsimusi hakata küsima, miks ja mistõttu, kui selgub, et müüja ja rahasaaja on erinevad isikud, sest seal on juba esimene viide sellele, et on mingisugused probleemid, ütlen mina omast kogemusest. Et kindlasti sellele tuleb väga palju rõhku pöörata ja eriti tähelepanelik olge siis, kui rahasaajaks on näiteks ettevõte või raha palutakse üldse kanda kuhugile välismaa kontole, siis mina ütleks küll, et midagi tundub selles asjas natuke valesti olevat. Nii, nüüd klaarime ära ühe väga olulise asja. Nimelt, kui te ostate teiselt eraisikult, siis võtke teatavaks. Tarbijakaitseamet teid ei aita. Tarbijakaitse aitaks teid juhul vaid, kui te ostate ettevõttes siis millise, põhitegevusalaks ongi mingisuguste kaupade müük. Ja järgmiseks on laialt levinud ka väärarusaam, mida ma tihti loen ja kuulen, on see, et tagastamisõigus eraisikute puhul ei kehti. Kehtib küll. Tõsi, ta kehtib sellise väikse vahega, et kui te oleksite kaupa ostnud enne mingisugusest netipoest, kus siis oleks müüjaks olnud teie äriühing, siis on tõsi, et te võite ka lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Aga ka eraisikute vahelises suhetes kehtib ikkagi taganemisõigus. Nii, see on siis lühidalt kõik selle koha pealt, mida te saaksite ja peaksite tegelikult enne ostu sooritamist tegema. Edasi lähme nüüd juhtumiga. Kui on tekkinud siis olukord, te olete raha ära maksnud ja te kaupa üldse kätte ei saagi. Näiteks siis kaupa ei saadeta välja või seal on mingid muud takistused, probleemid, siis esmalt ärge tõtake kohe tegema järeldust, et vot nüüd mind ongi petetud. Ei pruugi olla. Enne ma soovitaks kõigepealt ikkagi müüjaga ühendust võtta, muidugi te suhtlete ainult kirjalikul teel, eks, ja täpsustada asjaolusid, et miks ei ole kaupa veel teele pandud, et te paluksite, kui te siis seal postiteenuste kaudu saadate või postipakiga, et palute seda, kuidas see nimetas, jälituskoodi, et te saaksite kontrollida, et kas vastava kaup on siis ikkagi nagu teele pandud. Et esmalt ma soovitaksin esitada sellele müüjale nõue, et vot, et me oleme teiega, ma olen sinuga müüja nüüd kaupa teinud, ma olen sulle raha kandnud, eks, et kauba sa lubasid, pidid välja saatma, aga seni seda pole tehtud, et palun kaup välja saata ja sinu nüüd on oluline tähele panna, et te peate määrama tähtaja, jah? Et kui
näiteks oletame, et tänane kuupäev on, ütlen 25. ja teie saadate kirja. Vot siis sellest kirjast te peategi panema müüjale täpse konkreetse tähtaja. Palun kaup välja saata 3 päeva jooksul. See tähendab, te olete määranud tähtaja. Ja muidugi hoiatuse, et kui müüja ei saada kaupa välja 3 päeva jooksul või ei saada 3 päeva jooksul teile tõendid sellest, näiteks selle sama jälituskoodi näol siis, et te saate siis kontrollida paki välja saatmist, siis teie taganete tehingust. Muidugi tuleb arvestada, et müüja oligi algusest peale pahatahtlik, tuligi teid petma, et tegelikult tal ei olnudki mingisugust kavatsust teile tegelikult üldse kaupa väljastada või tal kaupa ei eksisteeri. Vot ütleme nüüd juristide keeles seda nimetatakse kelmuseks, aga tõsi, et politsei võtaks vaevaks kelmuse uurimise sellistel asjaoludel, siis siin on nüüd kehtib selline tõsiasi, et see saadud kahju peaks teil olema vähemalt 200 eurot seaduse järgi, mis tähendab seda, kui teie kahju on väiksem kui 200 eurot ja te siiski ikkagi esitate politseile avalduse, siis väga suure tõenäosusega politsei lihtsalt vastab teile, et andke andeks, aga me seda kriminaalasja ei alusta ja minge klaarige oma tsiviilvaidlused tsiviilkohtus. See on väga laialt levinud praktika. Politseiameti infotelefonilt sain ma kinnituse, et tegelikult uuritakse väärteo korras ka alla 200 euro saadud kahjusid, kui eksisteerib siis kas kelmuse või pettuse koosseis. Ja selgituseks, et kelmuseks või pettuseks kvalifitseerub juhtunu juhul, kui näiteks müüja isik oli hoopis keegi teine või teile anti vale andmeid müüja isiku kohta või teile ei saadeta kaupa üleüldse välja või teile saadetakse näiteks mängutelefon välja, kuigi kuulutuses oli päris telefon, et siis on need kohad, kus tasub nagu politsei poole minna. Teine asi, kui teile siis ma soovitaksin uurida netist omal käel, omal võimalustel, kas on veel äkki petetuid. Ja selle asja mõte ja sisu on see, et kui on näiteks veel inimesi, kes on saanud petta sama müüja käes samasugustel asjaoludel, siis tasub teil esitada nagu ühisavaldus mitmekesi. Mida rohkem on sellise avalduse koostajaid ja ühisavaldus seda tähendabki, et te peate mitmekesi avaldama ja hea oleks, kui te teetegi selle näiteks ühe avalduse peale, et avaldab seal 3 inimest, 4 inimest, igaüks kirjeldab väga täpselt oma juhtunud asjaolusid, paneb juurde ka tõendid, kuhu, kui palju ta raha üle kandis. Soovitav oleks politsei avaldusele lisada ka kindlasti ekraanikoopiad siis sellest müügikuulutusest ja müüjaga suhtlemisest. Et kui siis selles teie koondavalduses nähtub, et kahju kokku on rohkem kui 200 eurot, siis võib tekkida isegi võimalus, rõhksõnadel võib tekkida võimalus, et politsei võtab ikka teie avalduse töösse. Et siis oleks nagu ütleme selles avalduses näidatud ilmekalt see, et sellise petise eesmärk oligi ikkagi laiemale avalikkusele luua mulje, et tema müüb mingit kaupa, mida tegelikkuses ei eksisteeri. Hästi, viimane võimalus, mis siis võib sellistes olukordades tavaliselt ka tekkida, et te saate kauba kätte, aga saadud kaup ei vasta teie ootustele või sellele, milles te siis olite kokku leppinud või mis oli müügikuulutuses avaldatud. Kusjuures oluline on siia vahele nüüd öelda mul seda, et müügikuulutus või mis iganes on ta siis Facebookis või kuskil kuldses börsis, okidokis või mingis kolmandas kohas, et müügikuulutus olemuselt on tegelikult ka juba teatud mõttes leping ja lepingu tingimus. Ehk et seal on kirjeldatud, mida siis müüakse. Müüakse seal telefoni, kas see telefon kasutatud või uus, kas seal on kriipsusi, kraapsusi, mis seisukorras telefon on. Et kui ei ole ikka selgelt öeldud, et ei ole kasutuskõlbulik, siis saab eeldada, et kaup pidi olema kasutuskõlbulik. Ehk et saate seda kasutada nii, nagu selle otstarve on ette nähtud. Ja kui te saate siis sellise kauba, mis seda ei ole, või seal on puudused või mingisugused muud probleemid, siis esmalt jällegi alustage kohe viivitamatult kirjalik dialoog. Ja teavitategi, et kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele või müüja poolt välja kuulutatud tingimustele. Ja siin teil tekib nüüd põhimõtteliselt 2 võimalust. Kas punkt 1, siis te taganete lepingust, mis tähendab seda, et te esitate siis vastava avalduse, et te soovite taganeda lepingust, sest kaup ei vasta tingimustele. Ja taganemine tähendab siis seda, et müüja on kohustatud teile tagastama ostumüügimaksumuse ja teil lasub kohustus see kaup talle ka tagastada, et nii nüüd ei käi, et nõuate raha tagasi ja kaup jääks teile. Ei, siin peate ise siis leidma lahenduse kokkuleppe, et kuidas kaup tagastada. Teine variant on siis see, et te nõuate hinna alandamist.
no toon näite teile, et te ostsite 100 eurot maksva mingisuguse eseme ja avastate, et sellel ei ole ikkagi selliseid omadusi, nagu teile lubati, või see on katkine, eks, või seal on muud probleemid, siis on teil tekib õigus nõuda hinna alandamist. Et 100 euro asemel näitena te olete nõus maksma 50 eurot, eks jah. Aga siin on sama asi. Te peate jällegi müüjale esitama vastava avalduse, teavitama, et kaup ei vasta tingimustele, soovitavalt lisadagi mõni foto või väikene videoklipp, et milles see puudus siis seisneb, et ei ole see kaup, mida ootasite või see kvaliteet ei vasta sellele ja esitama vastava siis teate, et te soovite osa raha tagasi saada, kui muidugi te sellega nõus olete. Ja need on siis, ütleme, lühidalt rääkides sellised võimalikud võtted, mida saate ise kasutada. Ja lõpetuseks pean ütlema, et kui need võtted siis ei too teile soovitud tulemust, ega siis tegelikult seisategi tõsiasja ees, et siis on võimalik ka kohtulikku vaidlust asja üle pidada. Aga jällegi, mida rohkem on teil enda kasuks loodud tõendeid juba enne tehingu sooritamist, tehingu kestel, seda suurem edu ja tõenäosus võita teid hiljem saadab. Ja teema lõpetuseks ütlen, et vaadake ka YouTube'i video all linki. Lingis on siis nimelt üks lühiartikkel, millest olen varem nagu samal teemal kirjutanud lühidalt ja kindlasti sealt saate ka vihjeid ja ideid. Ma tänan kõiki kuulamast, olge tähelepanelikud ja kohtume uues videoblogis.